Reaalkoolis on uurimistöid tehtud juba enam kui 15 aastat. Algusaastatel vedasid seda eelkõige ajalooõpetajad, Heli-Ahuna Tiialuu, geograafiaõpetaja Liisa-Kai Pihlak ja mina kui majandusõpetaja Ene Saar. Ja mõned aastad me tegimegi seda antud meeskonnaga, et siis tundus, et me lihtsalt ei jõua nii palju. Lisaks sellele oli soov, et kaasatud oleks rohkem õpetajaid ja nõndaviisi me alustasimegi uurimistööde protsessi kirjeldamisega ja teiste õpetajate kaasamisega. Mitmel aastal me järjest parandasime, kuidas seda kirjutada, kuidas protsessi läbi viia, milline on uurimistööde juhend. Ja ma arvan, et umbes 5 aastaga ja 6 aastaga me jõudsime siis kokkulepeteni, et protsess kestab 1 aasta. Oleme välja töötanud hindamismaatriksid, kaitsmismudelid ja meie parimad praktikat on siis päädinud nüüd lõpuks otsus, et riiklik õppekava tegijad pakkusid meile võimalust uurimistööde õppekava ka tutvustada teistel Eestis ja selle alusel meil ka õppekava koostatud on. Ühe õpetaja kujunemise loos on alati hästi olulisel kohal see, milline oli tema koolitee. Kui ma alustasin oma gümnaasiumi õpinguid, siis minu jaoks oli ääretult oluline võimalus kirjutada ajaloos uurimistöö. Ma tegin seda nii 10. kui 11. klassi lõpus enda valitud teemal. Tollal hetkel aastal 1999 ja 2000 oli see õpilase enda vaba tahe ja see sõltus kooli juhtkonna vastutulelikkusest, kuidas nad siis seda olid korraldanud. Minu jaoks oli selle uurimistööde kirjutamise protsessi juures ääretult oluline ühelt poolt ühe ajalooepohhi põhjalikum tundmaõppimine, aga teiselt poolelt oskuse omandamine, kuidas ühte uurimistööd tuleks üldse kirjutada. Ja täna õpetajana koolis olles ma tean seda, et see oskus tuli mulle ülikooli õpingute ajal väga olulisel määral kasuks. Mul on hea, et Tallinna Reaalkooli uurimistööde koostamise ja kirjutamise ning kaitsmise protsess on analoogne sellega, kuidas see oli aastate eest minu kooli ajal. Mis tähendab siis seda, et hästi oluline on ühelt poolt tegeleda küll süvendatult mõne teadusharuga, mõne konkreetse kas ajalooepohhiga või valdkonnaga keemiast, kuid samas hästi oluliseks me peame siin vanas koolimajas, et õpilane omandaks oskuse teha hästi tööd ja seda pidevalt. 10. klassi kevadel toimub uurimistööde koordinaatori kohtumine 10. klassi õpilastega, kus tutvustatakse õpilastele Tallinna Reaalkoolis läbiviidavat uurimistööde kirjutamise protsessi. Selle käigus antakse ülevaade koolipoolsetest ootustest nii sisu kui ka vormistusnõuetele. Ja vormistusnõuetega nad tegelikkuses on juba tutvunud selle sama arvutiõpetuse tunni raames. Lisaks sellele me palume 10. klassi noortel osaleda 11. klassi õpilaste uurimistööde kaitsmisel, kus siis 10. klassi noored saavad jälgida, millised on tehtud siis komisjoni poolsed tähelepanekud nii kaitsmisprotsessile kui ka millised olid komisjoni retsensentide juhendajate ettepanekud uurimistööde kaitsjatele. 10. klassi lõpuks on Tallinna Reaalkooli õpilane endale valinud valdkonna, millest ta soovib uurimistööd teha ja sõnastanud esialgse teema. Samuti on ta valinud endale juhendaja, kellega kooskõlas mõned õpilased alustavad juba suvevaheajal uuringute tegemist, sest hea teadus eeldab mingil hetkel päikesele paistelist ilma,
marjade kasvamist, aga samuti ka võimalust pikema aja vältel katseid läbi viia. Meil oli õpilane, kes eelmisel suvel uuris tigusid ja loomulikult on asju, mida saabki teha reaalselt suvekuudel, mitte siis talvel, mitte küll paksu lumega, aga ka Eestimaa talved on sellised, kus neid tigusid igal talvel uurida ju ei saa. Kui 11. klass algab, siis 11. klassi alguses saadakse uuesti kokku siis 11-ndike ja uurimistööde koordinaatori poolt ning kõneletakse veel kord meeldetulatavalt läbi, millised olid kokkulepped kevadel. Ning selleks hetkeks juba algab väga selge oma uurimistöö koostamine, mis eeldab siis eelkõige baasandmete kogumist, esialgset kirjanduse läbitöötamist, oma uurimistöö eesmärgi sõnastamist. 11. klassi alguses toimub uurimistööde koordinaatori ning õpilaste taaskohtumine, kus siis uurimistööde koordinaator tuletab meelde kevadisi kokkuleppeid, mis sai sõlmitud pärast eelmise lennu kaitsmiskõnede kuulamist. Ja minu kui uurimistööde koordinaatori ülesandeks on aktiivselt julgustada õpilaste kontakti astumist oma juhendajatega. Ma proovin siis kooli poolt aidata kaasa sellele, et kõik õpilased leiaksid endale juhendaja, et nad kindlasti jõuaksid teema määratlemiseni ning püüaksid alustada tööd. Esimene katsumine toimub siis oktoobris. Oktoobris on planeeritud meil esimene uurimistööde kolokvium, kus õpilased tutvustavad nii oma valitud teemat, sõnastatud eesmärke, hüpoteese ning kindlasti ka kirjandust ning ajakava, millal nad jõuavad või millal nad on planeerinud oma tööd kirjutada. Ja seal annavad siis nii kaasõpilased kui ka õpetajad tagasisidet ning soovitusi. Koolipoolseks sooviks on pärast esimest kolokviumit, et õpilase ja juhendaja vahel toimuksid regulaarsed kohtumised. Praktikas see tähendab seda, et kohtumised võivad toimuda iganädalaselt, üle 2, üle 3 nädala taga. Oluline on see, et uurimiste kirjutamine oleks protsess, kus 2 osapoolt teeksid reaalselt omavahel koostööd. Uurimistööde teine kolokvium toimub veebruaris ja tolleks hetkeks me ootame, et juba suur osa uurimistööst on siiski valmis kirjutatud. Tõenäoliselt on selleks hetkeks õpilased andmas viimast lihvi oma teoreetilisele osale ning on vormistamas oma praktilist poolt. Olgu see siis läbi viidud katsete, vaatluste või mõne muu analüüsi reaalset vormistamist. Ja seal me ootame, et näidatakse reaalset uurimistöö faili, millele saab anda ka tagasisidet vormistuse poole pealt. Märtsiks on planeeritud aeg, mil Tallinna Reaalkooli õpilane on oma uurimistöö valmis saanud ning on andnud selle uurimistööde koordinaatorile üle. Tallinna Reaalkoolis on suurepärane raamatukogu hoidja, kes väga palju aitab mind kui uurimistööde koordinaatorit tööde kogumise ja retsensentidele ning õpilasretsensentidele välja jagamisel. See tähendab siis seda, et pärast seda hetke, kui märtsis on tööd koolile laekunud, lähevad nad kõigepealt retsensentide kätte, kellel on antud piisavalt aega nende läbilugemiseks, mõtisklemiseks ning retsensioonide kirjutamiseks ning ka õpilasretsensentidele, kes siis sõltumata õpetajate poolsest hinnangust kirjutab enda retsensiooni. Need tulemused, nii õpilasretsensioon kui ka siis õpetaja retsensendi punktid antakse kaitsele teada enne uurimistööde kaitsmist. Ja uurimistööde kaitsmine on planeeritud mai lõppu. Nüüd me oleme arutanud sellele, et kui suur tähtsus peaks olema selles uurimistööde kirjutamise ja kaitsmise protsessis kaitsmisel. Ja eelmisel aastal erinevate õppetoolide juhid jõudsid siis järeldusele, et tegelikkuses on hästi oluline see, et õpilane oleks ikkagi väga selgelt võimeline oma valmis kirjutatud uurimistööd komisjoni ees väga selgelt kaitsma. Et kuigi võib juhtuda, et ta on selle uurimistööde kirjutamise protsessi vältel kogunud punktitabelisse piisavalt punkte oma varasema tööga,
siis ta peab siiski olema suuteline oma tööd ka akadeemiliselt korrektselt kaitsma. Kui kaitsmine on tehtud, siis jääb ainult üle reaalkooli ajalehes, reaalkooli siis väike artikkel kirjutada, mis on loomulikult vabatahtlik, kus saab oma positiivset kogemust jagada teistele inimestele. Ja tihtipeale käivad siis reaalkooli õpilased oma uurimistöid ja uurimistööde tulemusi tutvustamas ka kas riiklikel või rahvusvahelistel konverentsidel. See tähendab, et meie jaoks on ka oluline see, et reaalselt valmis kirjutatud tööd ei jääks lihtsalt digitaalselt või paberkandjal kusagile seisma, vaid nii-öelda uusi teadussaavutusi tutvustatakse ka üldsusele. Uurimustöö on oluline, sest et õpilane saab ise tegeleda teatud teemaga, mis teda huvitab. Ja see on uurimusliku õppe väga oluline osa. Ja sageli läheb ta ülikooli, kus ta vajab niikuinii uurimustöö koostamise oskusi ja see annab talle väga hea põhja ette, sellepärast et see on päris suur kogemus ja see on päris raske küsimus ja meil on siin kooliõpetajatena võib-olla natukene isegi rohkem aega juhendada neid, kui võib-olla ülikooli õppejõududel selleks aega jätkub. Et selles mõttes on kindlasti oluline, et uurimustööd õpilased koostavad. No meil on olnud päris palju selliseid õpilasi, kes on oma uurimustööga võitnud konkursse erinevaid, ka Archimedese üles seatud konkursse, üle vabariigilisi. Näiteks on väga head tööd siin bioloogias olnud Jaan Tootsi töö ja on väga oluline olnud ja hea koha saavutanud Mikael Roorea töö ja ütleme, mis tervise poole pealt, tervishoiu muuseumi välja pandud preemia on Markus Imala töö, need on kõik olnud võidutööd ja neid on veel palju-palju teisi. Ja nende tööde koostamine on viinud õpilased nii kaugele, et nad on saanud ka rahvusvahelistele konverentsidele, seminaridele esinema minna, mis on neile andnud muidugi tohutu rõõmu ja kogemuse. Või siis praegu tuleb meelde muidugi, et on selline fantastiline konverents Singapuris iga-aastaselt korraldatud, kus saavad õpilased siis ka osa võtta oma uurimustööga, posteriga, kus juures seal isegi on nii kõrge kuulajas, vaatajaskond, et Nobeli-preemia laureaadid uudistavad õpilaste töid ja see on loomulikult väga-väga suur tunnustus õpilastele, et nii auväärsed teaduse inimesed on vaatamas, uurimas nende töid, küsimas küsimusi ja õpilasele on see väga vastutusrikas ka, et ta oskab oma tööst rääkida ja esineda sellisel kohal. Ja loomulikult need uurimustööd on andnud tihtipeale ka selle, et õpilane jääbki oma erialas selle juurde ja ta hakkabki see eriala huvitama ja tihtipeale need tööd on esialgu võib-olla lihtsamad ja nad edaspidi arvavad, et nad tahavad veel jätkata ja teha seda põhjalikumaks edasi. Nii et me teame paljusid õpilasi, kes on sama teema juurde oma ülikooli õpingutes jäänud. Mis aga oleks soovitus õpetajatele, et me oleme siin omas koolis ka väga palju otsinud abi mujalt juhendajate osas, et nii Tallinna Tehnikaülikoolist või Tallinna Ülikoolist, erinevatest instituutidest püüame leida juhendajaid, et õpilastele võimaldada siis nii-öelda päris uurimustööd, laboratoorset tööd, et need annavad eriti hea baasi, et loodusteaduslikku haridust natukene lähemalt tundma õppida, sest ega koolidel selliseid võimalusi ei ole, ja loomulikult siin tuleb teist aspekti ka silmas pidada, et kui me oleme leidnud inimesed, kes on väljaspool kooli valmis juhendama, siis kindlasti on vajalik, et ka
koolis oleks oma juhendaja, ehk siis sel juhul on 2 juhendajat, see kontaktisik peab olema, kes toetab ja aitab ja teab kooli nõudeid uurimistööle. Ja veel on üks oluline aspekt see, et ei saa me soovitada nagu sellisel õpilasel minna teaduslaborisse tööd tegema, kes võib-olla oma teadmistelt ei ole nii tugev ja kes ei ole nii väga motiveeritud, et me natukene ka valime seda õpilast, kes laborisse läheb ja seal siis juhendaja leiab. Uurimistöö koostamine on õpilasele väga hea kogemus aja planeerimise õppimiseks ja suhtlemiseks teiste inimestega. Väga paljud õpilased, kes teevad uurimistööd, peavad pöörduma arhiividesse, peavad suhtlema erialaspetsialistidega ja selline suhtlemine annab neile ettekujutuse, kus uurimistööga seotud valdkonnaga erinevatel elualadel tegeldakse. Ja minu meelest on väga oluline ka see, et õpilane saab teada enda kohta, kas tegelikult talle see valdkond sobib. Mul on praegu 2 head näidet. 2 õpilast, kes on teinud geoinformaatika alas uurimistöö, on läinud ka ülikooli õppima samal erialal. Ja samas üks õpilane, kelle töö oli väga edukas, ta käis ka oma uurimistööga Euroopa noorteteadlaste konkursil ja pälvis seal ka tunnustuse. Tema sai enda kohta teada näiteks seda, et tema iial ei taha töötada sotsiaalteaduste erialal. Ja ma tutvustaks paari uurimistööd, mis olid väga olulised perekonna jaoks. Huvitavaks uurimistöö koostamise kogemuseks oli koduloolise uurimistöö tegemine, et õpilane tegi uurimistöö oma perekonnale kuuluvast talust ja selle töö käigus siis koostati sugupuu ja töö sisu moodustas üks osa suguvõsaarhiivi materjalide korrastamisest. Et näiteks siin on vanaema pilt, kes on sündinud 1806 ja mõned haruldased dokumendid, näiteks maade ülevõtmise akt 1945. aastast. Eelmisel aastal toimus esimest korda teadusfestival, ehk siis üleriigilise uurimistööde koostamise voor, teine voor oli kõigile väga paljudele õpilastele avatud ja seal esines 80 õpilast ja meie koolist esines 8 õpilast oma teaduspost. Põhikooli 3. astme loovtöö juures pean oluliseks, et meie koolis õpilased saavad piiritlemata valiku võimaluse valida oma loovtöö teema. Ühelt poolt pakub välja võimaluse näidata õpilasel seda, mida ta kõige paremini oskab ja teiselt annab väljakutse katsetada midagi teistlaadset ja teiselt poolt annab võimaluse omandada uusi oskusi. Samas võib tõdeda, et ta saab näha, et lihtne töö võtab palju rohkem aega kui tegelikkuses. Ja tööjuhendajate, klassijuhatajate, pereliikmete, ringijuhatajate, aineõpetajate osaks peab jääma õpilase tegevuse suunamine nii, et ta saab lahendatud oma probleemid ja töö täidab oma eesmärgi, kui õpilane tunneb tehtud töös saab hea positiivse tulemuse. Tööprotsessis saadud teadmiste ja oskuste läbi tugenevad ja kujunevad olemasolevad pädevused või uued pädevused, eelkõige kindlasti õpilase suutlikkus teostada ennast, osata planeerida, osata hinnata ennast, saab kogemuse oma esitlusoskusest ja kollektiivse töö tegijad saavad suure kogemuse erinevate osapoolte panustamisest töösse ning kõrge kvaliteetsema tulemuse saavad kindlasti õpilased, kes on
teinud oma tööd juhendajatel, kes on oma aineala spetsialistid. Ühe näitena võiks tuua Tallinna Loomaaia Loodushariduskeskuse juures tehtud loodusteaduslikud tööd ja suurepärase näitena võiks tuua lapsevanema juhendatud tootearendusprojekt, kus õpilastel oli võimalus disainida ja valmistada produktina tooted nagu valgustid ja vaibad. Eelmise aasta kevadel oli võimalik 7. klasside õpilastel võtta osa ühest disainiprojektist, mille korraldas siis ühe õpilase ema, Monika Järg, ja meil oli veel 2 juhendajat, kelleks oli Teeva-Lotta Tatar ja Kersti Altpere. Ja selle projekti käigus me saime teada, kuidas disainitakse vaipasid ja lampe ja üldse milline näeb välja disaineri töö. Ja see projekt koosnes 4 päevast. Esimesel päeval me olime siin koolis 12-kesi ja me lahendasime erinevaid ülesandeid, mis arendasid siis meie loovust ja me meisterdasime oma maketid. Teisel päeval läksime me Narva vaibatehasesse, kus töötas üks meie juhendajatest. Seal me vaatasime, kuidas tehases üldse valmivad vaibad, meile seletati juurde ja lõpuks me disainisime ja kõige paremad saadeti siis kudumisele. 3. päeval olime meil Foorumi lambitehases, kus samuti oli üks meie juhendaja töötamas ja seal meile jällegi tutvustati, kuidas valmib lamp ja lõpuks meisterdasime ise, igaüks enda oma. Ning sügisel disainiöö raames korraldas disainiöö raames oli Heli Kunstiakadeemia näitusele võimalik panna meie siis vaibad ja lambid, kus said rippuda need tudengite tööde kõrval. Loovtöödes on minu meelest oluline loominguline vabadus. Ja et õpilane saaks selle loomingulise vabaduse kogemused, see ongi asja juures oluline. Et me innustame õpilasi otsima seda oma asja, mis paneks silmad särama, midagi, mis tuleks igal juhul hästi välja, mis oleks täitsa õpilase enda oma. Ja see võib olla mida iganes, kokaraamat, tantsukoreograafia, saviserviis, fotonäitus, muusikapala, midagi sellist, mis paneb otsima, katsetama, proovima ja ka tegelikult läbi selle leidma oma mina. Ja oluline on tegelikult selle juures ka jäädvustada see loovtöö päevikusse, siis kogu protsess, ideest kuni teostuseni, et neid loomingulisi ideid on teismelistel väga palju, aga kuidas idee teostada konkreetseks käegakatsutavaks asjaks, mida saab oma lennukaaslasteks kaitsta ja olkusega näidata, et see on samamoodi loovtöö juures oluline. Üks ere näide mul tuleb kohe meelde, kus loovtöö tegelikult on üle kasvanud ka gümnaasiumis juba uurimistööks. Et üks toone neiu kirjutas muusikapala 4 viiulile. Ta ei olnud kunagi varem muusikat kirjutanud, aga siis hakkas lihtsalt otsast kirjutama ja tuli päris tore teos välja. Nüüdseks on see neiu jõudnud 11. klassi ja teeb oma uurimistööd ja Keelpilli kvartetist on tegelikult saanud teos sümfooniaorkestrile koos uuringuga pillide hääle ulatusest ja muusikutele mõnusamatest mängimise registritest. Tegelikult see on minu praktikas üks kõige positiivsemaid näiteid. Mina tegin loovtööks kokaraamatu. See siis oli tervislik kokaraamat ning ma õppisin sellest nii palju, et ma sain teada, milliseid energiarohkeid ja toiteni rikkaid asju lihtsalt oma toitu, et igapäevaelus oleks elu tervislikum. Mina tegin loovtööks tabureti ja öökapi. See arendas väga mu käelisi oskusi. Sain teada, ma olen päris hea puutöös ning äkki tulevikus saan veel mõne eseme teha.